Tänased tervitused tulevad siit meie enda armsa Tartu Emajõe kaldalt. Ja teema, mida tahan teile edasi anda, on suhe iseendaga. Praegu on energeetiliselt hästi virvarr, hästi emotsionaalne ja hästi psühholoogiline. Et kõikidel see tunnetustasand, sisetunnetustasand läheb rohkem lahti, sest 5 meelt on erksaks tehtud ja siis see läheb üheks sisetunnetuseks meie sisse. Ja kõik suhted, emade, laste, abikaasade, sõbrannade, sõprade, töökaaslaste vahel nii-öelda pannakse proovile, et need puhastada, aga selle kõige eesmärk on see, et suhe sinu endaga oleks hästi hoidev, mõistev, tasakaalukas ja empaatiline enda suhtes. Et nipid siis, mida saate kasutada ja tähele panna iseenda juures. Et kui on sul mõne suhtega, ükskõik siis millisega, sa oled jõudnud sellesse kohta, et sa hakkad teises nägema vigu. Näed ühte viga, selline väike red flag, siis juba järgmine päev näed teist mingit viga ja sa hakkad oma peas seda mustrit kordama ja hakkadki vigu otsima, mitte et sa enam näed, vaid sa hakkad lausa otsima. See tähendab seda, et sinu tava ja alateadvus ei saa kooskõlla, ei saa omavahel kokkuleppele ja nad nii-öelda tavateadus hakkab ketrama vana mustrit, kus oli võrdlus, kus olid eelarvamused ja tagamõtted. Ja siis sa toetud sellele vanane energiale ja hakkad oma peas tegelikult kasutama seda mustrit, et sa kasvatad teist ümber. Aga uues ajas, ükskõik mis nime me talle paneme, tunnetusajastu, selgeltnägijate ajastu, veevalaja ajastu, kuldajastu, uus aeg, mis iganes, siis seal ei ole eelarvamusi, tagamõtteid, vaid sa võtad inimese täpselt sellisena, nagu ta on. Nii heas kui halvas, rõõmus kui õnnes, nukrana, vihasena, sa lihtsalt õpid tundma iseennast läbi selle suhtlemise, et kuidas sina käitud, kui teine on vihane, kuidas sina käitud, kui teine on rõõmus, kuidas sina tunned ennast, kui teine on nukker. Ja praegu pannakse nii-öelda siis kõik emotsioonid täiega lauale. Et inimesed lähevad väga emotsioonidesse, mida ei tohiks, siis reageeritaksegi üle, tehakse probleem sinna, kus tegelikult probleemi pole ja tahetakse maailma päästa, aga kõige tähtsam unustatakse ära. See mina ise unustatakse ära, sellepärast et kogu tähelepanu läheb väljapoole ennast. Ja siis sa lihtsalt hopp ja oled kadunud maailma ja endaga suhe on lagunenud. Kui sa paned tähele, et sa oled mõne inimese puhul hakanud otsima vigu või näed neid vigu ainult ja ei näe selle nii-öelda illusiooni taga inimest, siis eemaldu. Tõmba ennast sellest suhtest korra välja ja tee ennast nii-öelda korda. Teisel ei ole kunagi mitte midagi viga, tema on täpselt see tema, kes tema tänases hetkes olema peab. Temal on täpselt need emotsioonid, mis temal olema peavad ja temal on samasugune transformatsioon ja filtrite läbimine, et DNA saaks muutuda pehmelt, kergelt, lihtsalt, mänguliselt. Sa pead õppima tundma nii-öelda seda teist uuena temana ja iseennast, kui sina ka muutud, siis tundma õppima iseennast, milline mina olen muutunud minana. Et tõmba ennast tagasi. See tähendab seda, et ole aus iseenda suhtes, kui sa tunned, et sa tahad oma aega taga jagada, siis jagadki. Kui tunned, et ei, ma ei taha praegu nii-öelda nende asjadega silmitsi seista või nende asjadega tegeleda või nende asjade sees olla, kus see teine parasjagu enda arengus on, siis ennast armastad sa just läbi selle, et sa tegeled
heas mõttes endaga, et sa üle ei tegeleks. Üle tegelemine tähendab seda, et sa hakkad muretsema, et kas sina oled teiste jaoks piisav ja hakkad liialt endas vigu otsima ja ennast analüüsima nende nurkade alt, kus tuleb see võrdlus teiste inimestega, vaid sa pead jõudma eneseanalüüsis sellesse kohta, kus sa võtad ennast vastu kõikide osadega, ka nende muutunud osadega, mis on loomulik areng. Loomade seas käib täpselt samasugune asi praegu. Et kui teil on koduloomi ja kass ja koer pole üldse kunagi läbi saanud, siis nüüd te võite märgata, kuidas nad mängivad koos, istuvad kõrvuti ja nad ei lähegi üksteisele kallale. Või vastupidi, on kogu aeg hästi läbi saanud ja nüüd on äkki midagi juhtunud, siis tegelikult see ei ole juhtunud, vaid meie emotsionaalne sõltuvus kollektiivteadvusest tühistatakse, kustutatakse. Mis veel on, et kui sa oled aru saanud ennast analüüsides, et sa oled jõudnud iseendaga samasse kohta ja jälle samasse kohta ja jälle samasse kohta. Inimesed, olukorrad, kohad muutuvad, aga sina jääd täpselt selleks samaks, siis tuleb endale hakata ütlema kogetud, tehtud, lõpetatud. See tähendab seda, et keha, hing ja vaim saavad aru, et ma tahan sellest rattast välja saada, ma tahan sellest rattast maha saada, sest kui me oleme ratta sees, me ei näe iseennast. Kui me saame sellest rattast maha kas või korraks, siis sa näed kõrvalt ja sa näed selgemalt, sellepärast et siis ei ole emotsioonid sellega seotud, sest kui sa oled ratta sees, siis sa oled emotsionaalne selle sees. Kui sa saad korrakski kõrvalt vaadata, siis su emotsioonid raugevad maha ja sa ei lähe nii kiiresti kohe probleemi ja siis probleemist välja tulemist tegema nii-öelda. Sellepärast, et väga palju probleeme ei ole üldse olemaski, mis inimesed praegu rapsides oma kannatamatuses teevad. Sellepärast, et vana muster on klammerduv muster, sõltuvusmuster, et ma pean ju kellegi peale toetuma. Ei pea, me toetume ainult iseendale, oleme ainult enda elu teel ja teeme iseenda otsuseid ja võtame enda vastutuse. Nii ka laste puhul, kui tema tunneb, et tal on kaka häda, siis ta ütleb, ma tahan kakale, ta võtab selle vastutuse ja teeb oma häda ära. Täpselt sama lihtne on meie täiskasvanute puhul, ükskõik kui suured need otsused ka ei ole, siis kogu elu jada sõltub sinu sisemistest otsustest. Kui sa otsustad, et ma ei taha enam niimoodi jätkata, siis ütlegi endale, ma soovin uut algust ja sellega on lõpp, kogetud, tehtud, lõpetatud. Muidu hakatakse sinna minevikku külge pookima. Aga minu emal oli samamoodi, vanaemal oli samamoodi, järelikult peab minul samamoodi olema. Ei, tühista, vaid et sina oled sina, sa oled uues energias, sa oled uues ajastus. Seal, kus klopikettad töötasid, las see jääb sinna. Liigume USB ja veel nii-öelda täiuslikuma tehnika ja enda poole ja selgema enda poole, et sa igas hetkes mõistad ennast kohe, et sa ei peagi analüüsima, vaid et sa saad kohe aru, mis koht on see koht, mis see koht sulle õpetama tuli ja mille sa saad hops ära õppida. Kõige paremini saab ära õppida õppetunde igasuguseid, nii suuremaid kui pisemaid, tänutundega. Kui sa tänad iseennast, tänad seda inimest, olukorda, seda emotsiooni, seda keskkonda, pisipeensusteni minemata, siis sa juba oled saanud endaga paremasse kohta ja sa hoiad enda rahukanalit siin paigal. Et on üks hea ütlemine, et kui sinu rahu sõltub sellest, et sa teed kõik õigesti, siis see ei ole rahu, see on kontroll. Et kogu segaduse sees oma selguse hoidmine, see on see õige tee. Ja üks väga hea lause, mis kindlasti aitab teid teatud momentides, on see, et tea, et kui sa oled näoga mineviku suunas,
siis sa oled persega tuleviku suunas ja situd ise oma tulevikku täis. Nii et keera oma nägu tulevikku. Ära enam analüüsi, kontrolli, võrdle vanaga. Mitte midagi, mitte midagi. Ei iseennast, ei teisi, ei oma tööasju, ei õppimise asju, mitte midagi. Et võta siit sellest hetkest kaasa see, et olen mina selles hetkes puhas, uus ja astun siit kindla otsusega edasi. Ja ei tasu seda nii-öelda siis tulevikku karta, sellepärast et kõikide elutee läheb siit maalt helgemaks, kergemaks, julgemaks, kõik lähevad iseendamaks ja see on see õige. Me ei ole manipuleeritavad ja me ei tahagi manipuleerida teistega ka. Võrdlemine ei anna mitte midagi, sellepärast et siis sa hakkad teisi ümber kasvatama. Kui sa juba leiad viga, kas teistes või endas, siis sa tahad ennast ümber kasvatada, kellekski muuta, et ühiskonda sobituda, aga uues ajas ei pea mitte kuskile kuhugi sobituma, vaid sa sobitud igale poole, kuhu sa satud, kuhu sa lähed, kuhu sa valid minna, võtta kogemusse. Sa sobid sinna, sa ei pea punnitama, et ma sobiks sinna, vaid sa juba sobid. Et enda peas endale öelda, et kõik on täiuslik, iga inimene on täiuslik, ei pea rohkem veel täiuslikumat taga ajama, vaid et olla heas mõttes rahul sellega, kuhu sa oled jõudnud. Ja kui sa tunned, et sa tahad teist inimest hakata ümber kasvatama või ennast ümber kasvatama, siis kohe kogetud, tehtud, lõpetatud. Armastan ennast õnnelikuks, mina olen enda elu teel ja julgen elada enda elu. Võid kasutada ka neid taotluslauseid, olen enda elus kohalolus ja elan enda elu raamatuga sünkroonis. Et kõikide kõrgemate minad on tulnud väga-väga lähedale. Nad tahavad hoida selle hingeenergiaga siit kontakti niimoodi, et inimene saaks elada täisväärtuslikku elu ilma hirmude muretsemiseta, teistele elamiseta ja maailma parandamiseta, vaid et võta kõik nii valged kui pimedad osad endast vastu ja liigu siit enda elurajale pehmelt sujuvalt. Et kui 2012 lennuk startis, siis 2015 tõusis õhku ja 2020 hakkas maanduma, siis eelmine aasta 2025 ta maandus. Nüüd on see pidurdusteekond 2 aastat veel, kokku 3 aastat ja 2029 on see, kus kõik saavad lennukist välja tulla ja avastada uut maailma, mis on hoidev, mõistev, armastav. Ei ole läbi kurbuse, nukruse, viha ehk vere, higi ja pisarate, vaid on rõõmu, õnne ja armastuse läbi kõik, mis inimesed valivad enda ellu. Kuidas endaga veel parem sõber olla? Tee aeg-ajalt endaga kvaliteetaega. Vii iseennast kohtama, vii iseennast kinno, vii iseennast välja sööma ja vii oma mõtetes ennast enda rahupaika, kus sina tunned, et sa oled maandatud ja täidetud armsuse ja enda sellise vaimse kirega, kus tuleb see, et ma tahan teha, mitte see, et ma pean tegema. Ja kujusta ennast sellesse kohta. Kõikidel on oma koht. Kellel on see kodu, kellel on see mõni riik, mõni ilus vaade. Neid kohti võib olla väga-väga erinevaid, aga kindlasti on igal inimesel üks koht. Paljudel on mitmed kohad, kus nad tunnevad ennast turvaliselt ja iseendana. Lihtsalt kujusta ennast sellesse kohta. Siis sinu alateadvus teab, et sinu kehaga on kõik korras. Ja ta ei pea ennast kaitsma siin mitte millegi eest. Tähtis on see, et sinu enda sisemine rahu oleks maanduses maandatud. Ja seda aitab teha tühjusvaikus,
vaikus nii-öelda siis peas mõtetes ja tühjus hinge tasandis, kuhu siis saabki tulla alateadvus ja elada päris elu südame tasandil. Ja kindlasti see on kooskõlas, harmoonias, ühtses, korrapärases rütmis kuldenergiaga. Et kõik on kõigiga seotud. Et võta aeg maha ja ole iseendaga, et kui sina saad rahus ja vaikuses iseendaga hästi läbi, sa ei karda vaikust, sa ei karda üksindust, üksi olemist, siis sa oled juba väga õiges kohas. Kui sa veel kardad, siis lihtsalt pead hakkama väikseid samme astuma, et ma olen enda jaoks turvaline, ma olen enda jaoks hoitud, ma olen iseendaga harmoonias, minu keha ja hing on ühes rütmis, et siis kõrgem mina saab aru, et sa tahad siin keha sees olla ja sa tahad nautida, nautida, nautida. See on see, mis iga hing tuleb siia ilma kogema, ükskõik siis mida ta teeb, et peaasi, et ta naudib, mida ta teeb ja teeb, mida naudib. Lõpptulemus on see, et meie enda sees on meie armastus, meie see sagedus ja meie ise oma energiaga, enda armastusega oleme kõiksuse armastuse sees. Et sa jõuad selleni, et sa oled enda armastuse sees täiesti vaba. Ja see armastus, mille sees sa oled, see on täiesti vaba. Ja suhete osas teiste inimestega õpetage endale vahet tegema, kes on kes. Kellega on positsioon mees-naine, kellega on positsioon ema ja laps, isa ja laps, kellega on positsioon vanavanemad, kellega on positsioon töökaaslased, armukesed, sõbrannad, sõbrad, et need positsioonid oleks kindlalt paigas, sest igal sellel rollil on oma muster. Ja kui sa need rollide mustrid kõik sassi ajad, siis sa oledki ise kadunud, sellepärast et sa ei oska iseendale piire panna. Et kellega ma räägin tööasju, kellega ma flirdin, kellega ma tahan teha ühte asja, kellega ma tahan teha teistsuguseid asju, et need piirid lähevad kõik sassi ja siis sa enam ei saa aru, kuhu sa kuulud, milline on sinu positsioon, seda saad ainult sina sassi ajada ja sina korda teha. Et positsioneeri ennast ära oma suhetes, et mis suhe see täpselt on, mida sa sellelt suhtelt ise ootad ja mida sa ise sellele suhtele siis nii-öelda annad, kaasa annad. Et siis sul on lihtsam nii-öelda navigeerida iseennast. Et sa tead, kus maalt jooksevad austuse piirid, kus maalt jooksevad sellised sinu isiklikud vaimse kire piirid ja füüsilise kire piirid ja kus maalt jookseb sinu vaimne intelligentsus, millisel tasandil ta nii-öelda läheb korrapärasesse mustrisse teise inimesega. Kui sul on sees hästi suur segadus, su sisetunnetus on tugev, et midagi on valesti, aga ei saa päris täpselt aru, siis aju hakkab kohe kasutama seda vana mustrit, kus hakatakse võrdlema, kus tuleb armukadedus, tuleb klammerdumine, tuleb sõltuvussuhted, siis on see sama, et eemaldu ja tee suu lahti ja küsi, lihtsalt küsi otse, et kas mu tunnetus on õige või et kas see asi on nii, et sa ei laseks oma peas siis kedrata ja ise jääda uskuma, et nii ongi. Et me kõik praegu oleme emotsionaalselt üles-alla, mis on väga hea. See toob esile sinu enda isiksuse, et kuidas sina reageerid vihastele inimestele, kaklevate inimestele, kurjadele inimestele, nutvatele inimestele, rõõmsatele inimestele, et kuidas sina nendele põhitunnetele ja emotsioonidele nii-öelda reageerid, et kui sa reageerid üle, siis sa juba annad enda energia ära ja sinu tass on tühi. Et ülereageerimine on hullem kui alareageerimine.
et siis alareageerimisele, siis alateadvus teab, et kõik on väga okei, kõik on väga okei, lihtsalt on selline nii-öelda chill olemine. Aga kui sa reageerid siia, siis alateadvus saab selle signaali, et sul on midagi lahti ja sind on vaja kaitsta. Aga kui sa reageerid välistele asjadele emotsionaalselt, siis ta ei saa sind selle eest kaitsta, ta saab sind ainult iseenda eest kaitsta ja sinu enda emotsioonid lähevad nagu nii sassi, et sa enam ei saa aru, mida sina tunned, vaid sa haagid emotsionaalse sõltuvusega kõikide külge, kes on emotsionaalsed, ükskõik siis mis nurga alt, ja sa teed sellest ebanormaalsusest enda jaoks normaalsuse ja alateadvus saab signaali, et sa tahad seda kogeda. Ja siis ta annab sulle kõiki neid kogemusi, mis sa oled talle signaaliks andnud, et ta nii-öelda peab nautima või kaitsma sind. Ja siis üks hetk sa oled emotsionaalselt ise läbi ja on keeruline ennast ära positsioneerida. Ja siis on ka see, et alateadvus nii-öelda natukene kukub kokku, sest ta ei saa aru, mis signaali sa talle saadad ja mida sa päriselt kogeda tahad. Et kõik, mis on sinu sees, on sinu oma. Kõik, mis on väljaspool sind, see ei kuulu sulle, see ei ole sinu oma. Et mitte anda iseendale vaesele minale süüa, et siin on probleem ja nüüd hakkame probleemi lahendama, tegelikult probleemi pole. Ja see on ohvri roll. Ise oled ohver ja siin, kuhu sa oma tähelepanu suunad, tekib ohvri meelsus ja siis tahetakse maailma päästa, aga tegelikult on see vale, sellepärast et sa jagad ennast ära ja su enda tass jääb selle võrra järjest tühjemaks ja nii-öelda päris tühjaks. Mis veel on üks hea nipp? Meie kõik 5 meelt töötavad, kui me teeme ise süüa. Me peame kuulma, et ei kõrbe. Me peame nägema, et on parasjagu pruun. Me peame maitsma, kas on õige soolasus või magusus. Me peame nii-öelda lõhna tundma, kas on halvaks läinud või ei ole. Ja meil peab olema see sisetunnetus, et kas panna parasjagu vett või rohkem või vähem. Ja kompamismeel on samamoodi, kas me segame või klopime, kas me sõtkume tainast või lihtsalt natukene silitame tainast, et kõik need 5 meelt töötavad, kui me süüa teeme, ükskõik millist süüa. Kui sa tahad endaga sõprussuhet tugevdada, siis armastus käib kõhu kaudu. Et tee endale kas või võileiba, aga sa tead, et sa teed iseenda hüvanguks midagi. Ehk see 5 armastuse keelt nii-öelda siis teenindad iseennast. Et see on üks lihtne nipp, kus võtta aeg maha ja ennast poputada ja endale süüa teha ja endaga nii-öelda heas harmoonias olla. Teistega suheldes olge avatud, olge otsekohesed. Muidugi ärge sõitke üle teisest, et sinu arvamus ja sinu nägemus on õige, et kuulata ära selle teise nii-öelda arvamus ja suhelda. Lihtsalt ütledki, et tead, mul on minu enda sees nii-öelda asjad natukene sassis või valesti ja ma tahan lihtsalt rääkida neutraalselt. Ma tahan lihtsalt anda oma arvamust, ma tahan lihtsalt öelda, mis minu sees toimub ja ei ootagi reageeringut, vaid et mõtle kaasa, kas see nii on või ei ole. Et kõige paremini aitab suhtlemine, rääkimine, sellepärast, et siis sa õpid seda teist inimest uuena tundma, sest tema on ka muutunud, aga me kõik eeldame, et ta on samasugune, nagu ta on alati käitunud, aga me kõik muutume ja väga kiiresti. Et nüüd tulevad inimeste päris iseloomud nende seest välja, see nende õige loom, iseloom, mis oli siiamaani natukene alla surutud ja ühiskonna reeglite poolt nii-öelda vagaseks tehtud.
et ei tohi nutta, ei tohi naerda liiga palju, ei tohi olla, peab olema nagu üliviisakas, et tegelikult on igal inimesel oma olemus, hinge loomus ja olemus, mis on vastavuses tema eluülesandega ja kogu eluga. Et me oleme täpselt nii julged, nagu me kogu eluks vajame, me oleme täpselt nii arad, nagu me kogu eluks vajame ja seda nii-öelda hakkab siis välja tulema, mis on nagu päris. Ja kui on tunne, et ma ei taha enam üldse selle inimesega suhelda, kas ta on läinud kurjaks või on ta läinud vihaseks või tõrjuvaks või ei austa või füüsiliselt vägivaldseks, siis lihtsalt tee enda sees otsus. Ma ei vaja seda, ma väärin paremat. Ja tee otsus, et mina astun siit suhtest välja. Et kas see teine on samas kohas ja kas see teine seda soovib, ei ole oluline. Tähtis on, et sina tunned ennast hästi, mugavalt ja mõnusalt ja iseendana kõige paremas mõttes. Aga asjad saavad liikuma hakata, kui sa teed enda sees otsuse, mida sina elult soovid, mida sina päriselt tahad, mida sina valid enda ellu ja mida sa ei vali enda ellu. Sellepärast, et kui sa pigistad silma kinni, surud alla, siis alateadvus saab aru, et sa tahadki seda pingutust ja punnitamist kogeda ja siis ta toobki sulle ette veel neid inimesi, veel neid suhteid, mis on täpselt sedasama jada. Aga sina saad selle ära lõpetada, kogetud, tehtud, lõpetatud ja uuena ja uutmoodi edasi minna. Ja mis tähendab uuena ja uutmoodi? Ei pea kolima ja ma ei tea, mida kõike muud tegema. Kõige tähtsam on mõtted sinu enda peas. Kuidas sina suhtud iseendasse? Et kui sa suhtud kahtlevalt ja mitte usaldavalt, siis maailm seda sulle annabki. Kui sa suhtud pahatahtlikult endasse, siis maailm seda sulle annabki. Kui sa lähed iseenda peale kurjaks ja vihaseks, siis maailm seda sulle annabki. Kui sa oled nutune iga asja peale, siis maailm seda sulle annabki. Et mõtle välja, mida sa tahad. Ja kui sa tahad seda, siis loomulikult peadki sa seda kogema ja sinna vahele sekkuda ei tohiks mitte keegi. Sinu enda otsused, sinu endaga, sinu enda kokkulepped sinu endaga on põhiasjad, mida sa elus nii-öelda tegema pead. Ja enda suhtes tuleb olla empaatiline, leebe ja kannatlik, mitte kohe tormata esimeste mõtete või esimeste tunnete pealt. Et kui ma olen mentoriks nii-öelda inimestele, kes tahavad astuda selgeltnägija tee peale, siis üks asi, mida ma alati rõhutan ja ütlen, on see, et kui sa kas või mediteerid näiteks, siis esimesed virvarmõtted on lihtsalt selle tavateadvuse lahti logimised millestki, mis tegelikult sind natukene kammitsevad või kinni hoiavad. Ja kui tuleb see esimene mõte, mis seisab ja sinna taha tuleb selline emotsioon, et mul on hea olla, ma tunnen turvaliselt, mul on koju jõudmistunne, tekib armsuse tunne ja selline ennast hoidev, toetav, mõistev, armastav tunne, siis see on see, mis on õige. Ja kui me nüüd teeme otsuseid nende esimeste virvarmõtete pealt, siis me teeme selle elu otsused täpselt samad, mis meil on olnud. Et tuleb mõtted rahustada, puhastada, vaigistada ja siis, kui tuleb see üks pilt, tunne, mõte, mis harmoniseerib nii sinu keha kui hingega, siis see on õige. Et kui sul on tähtsad otsused ees, siis tee seda sama. Võta see üks otsus, mis sul on vaja teha, lase need virvarmõtted ära ja kui see üks mõte jääb pidama ja tunne tuleb taha, siis anna tuld. Vot sellised jagamised täna. Ma võin lõputult rääkida, aga ma püüan nii-öelda selle
suhe endaga, mis on praeguse perioodi tähtsaim osa, selle juurde jääda, et mitte liiga laiali minna. Nii et jõudu, jaksu, natukene on veel minna ja aeg läheb väga kiiresti. Nii et tere tulemast lennukist välja astuma. Mina olen avatud südame ja hinge ja kehaga teie vastas ja võtan teid kõiki vastu armastavalt ja hoidvalt ja kõiksuse poolt õnnistavalt. Astud vaikselt, jõuad kaugemale. Kui jooksed, kukud ja läheb rohkem aega. Vot, aga olge hoitud, kaitstud ja õnnistatud ja järgmiste kohtumisteni, teemadeni ja videoteni.